3 minutit lisaks. Aitäh. Ja umbusaldame Eesti 200 ministrit, kui me mõtleme selle peale, millised poliitilised talendid meil praegu valitsuses on Eesti 200-st, Terrased, Tarod, Pakostad, siis juuksed tõusevad ju püsti. Kõik, mida nad puudutavad, ei taha öelda, milleks muutub, põllumajanduses on seda palju. Aga see ei ole nagu ainult Eesti 200 mure. 1% partei on 1% partei, varastavad nii palju, kui veel jõuavad, valetavad nii palju, kui veel jõuavad ja mitte midagi head ei tee niikuinii. See on Michali probleem. Sest need ministrid on ju kõik surnud kajakad Michali kaelas. Et Michal käib ringi ja kaitseb neid, edendab neid, laseb neil edasi varastada. Ja Michali valitsus on Eesti probleem. Ja me kõik kannatame selle all. Me kõik kannatame selle all, et meil on ministrid, kes ei saa mitte millegagi hakkama peale selle, et tuimalt valetavad kõige kohta, mis sa küsid, ja siis teevad korruptiivseid tehinguid. Ja korruptiivsetele tehingutele Pakosta ministeeriumi alluvuses olev justiitsministeerium teeb kena katet. See on see skeem. Ja ei ole mingit põhjust, miks nad peaksid lõpetama ennem, kui nad ükskord valijate poolt siis välja visatakse sealt kontorist, kus nad toimetavad. Sinna on veel oodata aega üle aasta otsa. Ja ei ole mingit põhjust arvata, et nad laiali jooksevad või et nad ise tagasi astuvad või et nad kuidagi paremaks saavad. Vastupidi, mida selgemaks neile saab see, et kaotada ei ole enam midagi, seda ilgemaks läheb riigi ja rahva rüüstamine ja inimestega ülbitsemine. See on see, mis meid ootab ees järgmised aasta otsa Eestis. Ja selle kõigega, Eesti rahva kannatus on väga-väga pikk. Ainult mis on vahepeal juhtunud, vahepeal on välisolud on muutunud. Välisolud on sellised, et sellist reaalsusest irdunud totaka jutuga ebakompetentset, korrumpeerunud riigi mängimist, mis meil tänane Michali valitsus on, koos Pakostade, Terraste ja Tarodega, sellises väliskeskkonnas meie riik lihtsalt ei jätku enam. Lihtsalt ei saa jätkuda. Mitte miski ei tööta peale massilise varastamise. Rail Balticut, ma ei tea, mis kõik meil on, eks ole, IT arendamised, kõik on üks suur varastamine, mis meil, rohepööre, riigikaitse kulutused 5%, kõik on üks suur varastamine. Maksud peavad tõusma, sest kuskilt on ju vaja raha saada riigile ka. Läti riigitransporti, Läti sisetransporti Eesti maksumaksjal on raha maksta. Aga näe, oma lapsed ja oma pensionärid, neile tuleb ikkagi arve esitada, sest tasuta asju pole, kui see just lätlane ei ole. Siis on tasuta asju. Aga ja sa räägid sellest ja see on nagu meil täna hommikune istung oli. Tsiteerid meil Eesti 200 Hussar, eks. Tsiteerid talle sõna selgelt eesti keeles kirjutatud kodukorra reeglit, et eelmisel nädalal olnud viimased päevakorrapunktid peavad minema sellel nädalal esimestena. Ta ütleb, esimestena ei tähenda seda, et nad lähevad esimestena. Lahendus on see, et tuleb leida lahendus täpselt ja esimesena ei tähenda, et see, et on esimestena ja must ei tähenda see, et on must, see võib ka olla valge, aga võib ka olla vikerkaare värviline. Sest me teeme, mis me tahame, sellepärast, et nii on. Igal juhul tuleb nuppu vajutada, igal juhul peavad nägema inimesed, kellega meil on tegemist ja kes kuhu poole hoiab. Aga üks niisugune asi, mis tuleb kaasa võtta sellelt umbusaldamiselt ja kõigilt Riigikogu istungitelt on see, et aasta otsa vähemalt läheb halvemaks. Aga siis peab Eesti inimene mõtlema, kelle ta asemele tahab. Mujutajatest küll kasu ei ole. Aitäh.